Tere tulemast kõigile maaturismi konverentsile, mis on siis pühendatud Eesti maaturismi 25. tegevusaastale ja seda väga toredas ja heas koostöös meie Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga, meie projektide Basil ja Light in Medak rahastajatega Baltic Sea Region programmist. See ei ole juhuslik, ma arvan, et just nimelt seda märgilist 25. tegevusaasta suursündmust ka toetab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, sellepärast et kõik asjad said just alguse laialt tänavalt, kus kunagi ministeerium asus. Ja see on lihtsalt nii tähenduslik meie jaoks, nii et aitäh teile. Täna on meil esindajad Kai ja Kerli, kellega te saate ka pärast tuttavaks paneeldiskussiooni ajal, aga meie suur lugupidamine ja tänu sellele ja loomulikult meil on väga heas koostöös käinud käsikäes, et me oleme ju need rikas sektor, kes kuulub mitme ministeeriumi alla ja meil on ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kellega me väga toredasti ühte jalga käime, vähemasti siis, kui meil hästi läheb, siis me tegelikult oleme populaarsed nii ühes ministeeriumis kui ka teises. Ja siis hakkavad kõik rääkima maaturismist. Muidu me räägime regionaalsest turismist. Aga see selleks, need on võib-olla väikesed niisugused, mis võib-olla südame peal on ja mille Raili täna kohe esimese hooga välja ütles, siis tegelikult ma väga-väga unistan sellest, olles ise Eesti Maaturismi Ühingu tegevjuht aastast 2008, et sõna maaturism kusagil meie turismi dokumentides saaks olema edaspidi ametlikult ka kirjas. Dear friends, warm welcome to Estonian Rural Tourist Conference, and I'm really already in advance very thankful to you that you accepted our invitation, and later on you will introduce yourself, but so far try to find the good friend next to you sitting who is forwarding all the messages during the conference, so we won't translate it because our mother tongue is Estonian and I have been in Poland full day in Polish language. I have been in Sweden or seeking the information, it's in Swedish and as well, the rest, yeah. But this is not what about I wanted. For me, always the most important are our members, you, service providers, tourist stakeholders. This is a way how can we run such a kind of organization and to celebrate one day the real anniversary, because always it's behind the members. Ühesõnaga, liikmed on meie jaoks ülitähtsad ja number 1, ja ma seda alati toonitan, sellepärast, et ilma liikmeteta me ei teeks mitte kunagi mitte midagi ja nad on meie jaoks ülitähtsad. Ja palun, need, kes on Eesti Maaturismi Ühingu liikmed, teevad ise endale aplausi, aga teeme kogu sektorile praegu suure aplausi, te olete kõik väga maaturismi sektoris toimetavatele inimestele on selles loos, mis täna ka siit otsib oma juuri ja tiibasid osa, nii et nii ta lihtsalt on. Need, kes on uhked, näitavad ja väljendavad ka seda oma tunnistusega ja lipp on alati kõrgel, nii et see on nagu hiiglama tore, see on põhjusel ja no muidugi ja need istuvad ka esimeses reas. Meil on, ütleme siis niimoodi, et need juured on meil ikkagi maa sees sedavõrd sügaval, et meil on milles seda keskkonda, milles elada
ja ütleme nii, et me hakkame ka maaturismis kuidagi enam muutuma avatuks, külalisnahkemaks ja võib-olla ka nutikamaks ära kasutada seda meie ümber olevat ressurssi selleks, et oma külalisi paremini kostitada, võõrustada ja neile emotsioone luua. Ehk siis meie keskmeks ressursiks on ikkagi ju loodus ja kõik selle ümber olev, meie kultuur, meie traditsioonid ja jõuame selleni ikkagi ja seda kõike teevad inimesed. Mitte miskit ei sünni ilma. See, et Eesti Maaturismi Ühing on saanud jõuda tänase päevani, see on kõik tänu sellele, et me oleme üsna usinad partnerid erinevates projektides. Ei hakka neid siit kõiki nimetama, teil on kõigil muuseas suurepärane võimalus 2 tunni jooksul, kui meil on lõunapaus ja maitserännak ja meil ei ole kindlasti kaugtedena lavat. Ei ole. See on asi, mis ei ole kunagi käinud meiega kaasas, vaid kindlasti on see maitserännak, kuhu me kutsume teid toredasti kaasa. Aga just nimelt kõik need sellised ettevõtmised ja ka need võimalused just nimelt kõiki selliseid asju, nagu toimub täna, toimus eile, toimub homme, ikkagi tänu nendele erinevatele projektidele. Ja no muidugi, me oleme ju silmini sees toidu teemas, me oleme sees matka teemas, me oleme sõjajalapärandi teemas, aianduse teemas, siidrimaailma, me oleme hullud, me ekspordime loodusturismi Suurbritannia turule, siidrit Austraalia turule, rääkimata sellest, et eelmisel nädalal sai ekspordiprojekt käsitöö juustu teemal esitatud UK turule, nii et meil on nagu ühest otsast nagu tundub, et Eesti Maaturismi Ühing ju võiks ju olla selline väga Kapakohila hea maalähedane märk, et mis need sellest suurilma asjast teavad, aga teavad ikka küll ja me tegelikult kuidagi oleme saavutanud ja säilitanud oma sellise koptervaate. Meie jaoks Eesti on alati olnud nagu tervik. Aga siin lihtsalt ma näitan võib-olla läbi piltide, millega siis võib seostada Eesti Maaturismi Ühingut, aga mitte kunagi üksi. Meil on alati nendes projektides partnerid, kellega koos me oleme ja meie oleme ainult väike osa sellest. Aga mis on võib-olla tore, mis on projekti partnerid meile nagu öelnud, et just nimelt, et vaatamata sellele, et oma teekonnal oleme me pidanud nagu tõestama aeg-ajalt, et me oleme jätkusuutlikud, et meil on järjepidevus, et me kestame ja täna ma ütlen ju hei, 25 aastat. Mina sain teatepulga eelmiselt tegevusjuhilt või tegevjuhilt, ta ütles, et te näete järgmist kevadet, see oli aasta 2008. Aga ma olen päris mitu kevadet näinud ju. 2009 oli ainult määratud nägemiseks, aga ma ootan nüüd 2026 aasta kevadet. Ehk siis ütleme nii, et selline tiimitöö, hea ikkagi selline võib-olla koostööd saab alati paremini teha ja koostöösõna on nagu võib-olla selline lörtsitud, aga koos luua, mul meeldib see inglise keele co-creation on minu arust päris tore ja palju parem isegi kui see cooperation, et see on nagu natukene me oleme suutnud ära lörtsida selle, sest me rohkem nagu isegi tahame nendest rääkida. Aga võib-olla ma siis korra mõned asjad nimetan, mille üle me oleme näitaks ise ka uhked. Katrin ütleb, või kui auto ütleb, näitab mulle kohe näpuga, kui ma pean kohe suu kinni panema. Seda ma ütlesin, et mille üle täna uhked olema. Meil on ühtevõitvad liikmed, seda ma ütlesin juba. Et me oleme aastate jooksul nii-öelda loonud ettevõtjatele 15+ käsiraamatud. Me oleme korraldanud 150+ koolitust ja seminari. Me olime esimene ühing, kes andis Eestimaa loodusturismi reisijuhi välja ja korraldasime loodusfotokonkursi. See, et me tegeleme Eesti toidu ja selle tutvustamisega alates aastast 2006, et me olime esimesed, kes turundustrükises 2007 võtsid ettevõtte info juures kasutusele asukoha GPS-koordinaatide kuvamise, et me olime esimesed, kes turunduskanalis kodulehel võtsid kasutusele ettevõttele päringu saatmise vormi.
et meil on oma liikmete jaoks näiteks kõnepakett ühe teenuse osutajaga, see, et meie eestvedamisel ka kutsuti ellu Läänemere piirkonnas Läänemere toidutee, see oli aastal 2013, see, et me oleme aastast 2014 välja andnud üle-eestilist sündmuste kalendrit, on küll vahepeal väikene peatus olnud, aga siinkohal on meil ka tänase EISi või siis Visit Estonia ka olnud ka koostöö, kus nemad on võib-olla selle siis välja trükkinud, ehk siis tootmiskulu on kahasse olnud, siis et mitmel suvel Tallinnas on ringi sõitnud Eesti maaturismi sümboolikaga tramm. Täna enam ei saa tramme värvida, me oleme aru saanud, küll tahaks, aga olid ajad, kus sai endale isiklikku trammi tellida. See, et meil oli virtuaalkohvik, see, et meil oli Eesti, Läti ja Soome saunatraditsioone tutvustav jaapanikeelne trükis loodud, see, et me olime 2023 aastal ellukutsujad sauna-aastale ja eestvedajad, loomulikult Rein Siku ideed meie ära ei võta, aga meie olime need, kes olime sellised head kambakaaslased, sest meil oli ju Eesti saunatee loodud juba oma liikmete baasil. Ja muidugi meie hitiks, ma ei hakka lõpuni minema, on see, et me oma liikmetele korraldame iga sügisel piiri taha ühte reisi, kus on nii, et saadad kutse välja, seal ei pruugi olla ei programmi, ei veel maksumust, mis see maksab, aga grupp on juhtunud ka nii, et poole tunniga täis. Ja meie grupp on 40 inimest. Ja ootelistile viimane kord jäi päris mitu. Isegi Hiiumaa reis oli meil juba, Eesti-sisesed reisid on niivõrd populaarsed, et 60 soovijat oli, 40 sai kaasa. Nii et see näitab, võib-olla siinkohal ongi nagu see, et oleks hea kokku võtta ja öelda, et nüüd ma ei leia sellele kuskile võtta enda kätte ja et ei leia nagu sellele paremat kinnitust kui see, et inimesed on need, kellega koos tuleb sellel teekonnal käia ja sügav kummardus. Aitäh teile, et te olemas olete ja et meie teel ikka koos meiega olete valmis kõndima ja siinkohal eranditult kõigile teile minu lugupidamine. Ja mina igatahes olen väga valmis seda teekonda jätkama, aga eks me näe vaata, elu on täis muudatusi, nii et kunagi ei tea, mis ette võib tulla. Nii et ilusat päeva meile!